täna ma tahaks rääkida usust. See on niivõrd tundub nagu see hästi elementaarne või selline, et me oleme nii kaua siin rääkinud juba ja nüüd hakata nüüd usust rääkima, et kogu see märk on ju usujutt, et maailma inimesed näiteks nimetavad ju pereraadiot, nimetavad see usuraad ja võib-olla veel mingid sellised väljendid, et see sõna usk tähendab nagu väga laialt lihtsalt ka vahest nagu religiooni tähendus on ta, aga ma just tahaks rääkida usust nagu kitsamalt. Ma arvan, et mul oli elu lõpuni meelde see. Ma olin Oleviste kirikus, seal on suur saal ja siis paremal pool on Maarja kabel, siuke väiksem. Ja seal toimusid, vist toimuvad siiamaani palveteenistused, kus ei ole nii palju inimesi. Ja siis ma ei oska öelda, miks see mulle niimoodi meelde jäänud, aga see kuidagi puudutas mind väga. Kui Rein Uuemõis, Oleviste koguduse üks pastoritest, tõusis ülesse ja ütles nagu isegi natukene siuke, ma mõtlen karmil toonil või ja see ütles, et on aeg hakata usklikeks. Ta rääkis seda kristlastele, koguduse liikmed, kes oli, need on need mõnes mõttes kõige pühendunumad, kes veel palvekoosolekule tulevad, et ütleb, et on aeg hakata usklikeks. Ja see tegelikult on hästi oluline mõte selles mõttes, et me võime see tundub rääkis, et me võime selle usu mulli sees, kogudusliku, kristliku, mis on kõik seotud usuga, see on usklikud, selle sees kaotada selle päris asja ära, mis on üks elav usk. Mitte lihtsalt mingi dogma, mitte mingisugune reegel, vaid siuke, saad aru, et kas, mis asi, kala on, elab ta või on ta laip. Laip on ka kala, ta on ju olemas, tal on täpselt need omadused, mis muidu on see vahe, et ta ei liiguta, ta ei oma mitte mingisugust progresseeruvat või kasvavat või loovat või ma ei tea, mis mingisugustki nagu elu ei oma, ta on lihtsalt selline. Ja vahest meie usuelu võib ka nagu muutuda selliseks, kus nagu see tegelik kontakt, tegelik usaldus oma Jumala vastu on kuskil ammu ära läinud, et me toimetame oma päid. Ma mõned aastad tagasi me käisime sõpradega koos, peredega käisime Lõuna-Eestis ja siis üks koht, kus me käisime, oli Otepää seikluspark. Mis kujutate ette, mis need on, seal on igasugused atraktsioonid puud otsas, kuskil need ronimised ja redelid ja võrgud ja maksad palju raha ja siis saad ennast piinata seal niimoodi. Minu jaoks see täpselt see. Mõtlesin, et lapsed nii tahavad ja vahva, et lähme. Ja läksime sinna ja ma kahtlustan, et see oli üks saatuslik kord, seepärast, et pärast seda mul oli parema käega niimoodi, et üle aasta küll. Mingi aeg oli niimoodi, ma ei saa niisugune kohvitassi hoida. See oli kummal, et ühtepidi sai, niipidi. Mingid pidi, et ühtepidi sai ja teistpidi ei saanud tõsta, et mingisugused, käisin isegi korra siin nende, kes nad on need? Taastusravi. Ja leppisime isegi mingi seansid kokku kõik, aga ma unustasin esimene kord minna ja siis jäigi see ära. Aga vaikselt palvetasime ja vaikselt taandus. Aga seal oli selline kogemus, kui ma siis jõudsin selle järjest raskemaks need ülesanded lähevad ja siis oli üks koht, kus ma olin, ma ei kujuta ette, kas 6, 7, 8 meetrit kõrge. Ikka selline tunne, et istud mitmekorrus selle maja katusel. Istud seal platvormi peal ja järgmine koht, kuhu sa jõudma pead, on ma ei kujuta, kas nii kaugel kui see sein või natuke kaugemal. Ja seal puudus igasugune nagu sild või asi ja oli köis. Oli üks köis, jäme köis. Aga ma sain aru, et köis oli lontis. Niimoodi, et kui ma sealt selle platvormi pealt nagu maha lasen ennast, hoian küll köiest kinni ja lasen maha, siis mul on nagu hulk aega nagu vaba langemist. Ja siis see köis läheb alles sirgeks, siis tõenäoliselt käib üks hirmus jõnks ja siis see kuidagi köis peab kõigutama mind sinna platvormi peale. Ja mina istun seal ja ma kardan kõrgust. Ja mõtlesin, mõtlesin, et tuleme tagasi ka minna ei saa. Esiteks minu eelmised ülesanded olid juba niivõrd jubedad, et mõtlesin, ma ei julge neid tagasi minna. Ja siis oli rahvas tuli järjest nagu ja ühelt poolt on nii piinlik, istun seal ja suur mees ja kõik lapsed ja need on ammu läinud sealt juba ja naised ja mina istun seal, ma ei julge. Ja ma ei tee nälja sellest, ma ei julge lihtsalt. Ja mõistus ütleb,
et kõik on turvatud. Mul oli turva mingisugune köis ju küljes kinni ja mitte midagi ei saa juhtuda, see pole võimalik. Et kõik on turvatud ja ma tean seda, aga ma ei julge, sest ma kartsin seda vaba langemist. Ja seal ma siis istun häbi ja pahane enda peale ja tigem üldse pidin siia tulema. Ja siis nii kui seal mitmekorruseline maja katusele kõlgutan jalgu ja noh, ei jäänud midagi üle, häbi sai võimu või kuidas öelda, et ma ei tahtnud rohkem häbisse nagu jääda, siis ma mõtlesin, et okei, ma lähen. Tegelikult on see muidugi mitte midagi, see äike siuke käis õnnestunne kõhualt läbi, aga sai nagu rõõmsasti jätkata. Aga tegelikult on see nagu üks väga sagedane pilt meie elust. Et me oleme elu olukordade ees, kus me nagu oleme mingi platvormi peal, kui me siin veel oleme, siis on nagu vähekenegi turvalisust. Aga samas me teame, et me peame kuidagi edasi liikuma, me peame järgmise sammu astuma, me peame sellele väljakutsele vastu minema või mis iganes moodi see nagu realiseerub meie elus. Ja loogika võib-olla ütleb meile ja meie mingi enesetunne ütleb, et kõik on läbi, sa oled valel ajal, vales kohas, vale inimene ja kõik, mis üldse saab vale olla. Aga usk meie sees ütleb, et tegelikult sinuga ei juhtu mitte midagi, kõik on väga hästi, sa saad hakkama, sa lähed nendest kohtadest läbi, see köis peab vastu. Jumal on korraldanud need asjad niimoodi, et sa tuled nendest asjadest läbi. Ja nagu julgustab ja innustab meid nagu selle mugavuse platvormi pealt nagu ennast lahti laskma ja laskma vahest seda vaba langemist. Jumal annab meile vahest vaba langemist ka, see ei ole meeldiv. Ma ei tea, mõnele ekstreemsportlasele see kindlasti meeldib. Ma ei kujuta ette, kui Allan Roy rääkis, kuidas tema on igasugused ekstreemsusi teinud, langevarjuga hüppanud ja benji hüppet teinud ja ma ei saa nendest inimestest aru. Raha eest veel ka. Ma saan aru, kui keegi mulle suure summa selle eest maksaks, ma vist siis ka ei suudaks seda teha, et see on, miks meie inimesed on olema nii erinevad. Aga Jumal on meie eluteega niimoodi teinud, et meie tahaksime, et oleksid turvalised sillad, turvatud tugevasti, kindlalt, paras lai liikumismaa meil ühest punktist teise, punktist A punkti B, sealt jälle punktist B, punktist C ja see oleks kõik nagu kindel, aga see, mida Jumal teeb või laseb meie ellu tulla, on see, et me peame vahest minema üle ja meil on ainult võrk. Ja me näeme alla, seal ei ole sellist, aga me võime ette kujutada, seal all on krokodillidest kubisev jõgi ja me peame seal liikuma. Seda me oleme filmidest kuskilt näinud või siis me peame mingisugust ühest kõiest kinni hoidma ja kuidagi laskma või niisugused kõikuvad platvormid, niisugused jalalaba laiused, ma pean seda tabama ja siis kõik liigub ja siis ma pean järgmise ja et see üsna sagele on meie elu millegipärast selline. Hebra 11.1 on selline, Hebra kirjas 11. peatükis esimeses salmis on öeldud selline kõige lühem, konkreetsem usu definitsioon. Ja see ütleb, et usk on loodetava tõelisus. Loodetava tõelisus. Eks see, mida ma loodan, see on tegelikult, see ongi päriselt nii. Ja nähtamatute asjade tõendus. Ehk usk teeb meie jaoks reaalseks need asjad, mida me ei näe. Need asjad, mis on nagu sellel hetkel, kui me peame usku rakendama nagu meist eemal. Me ei saa seda nagu kätte võtta. Martin Luther King on ütelnud, et usk astub esimese sammu nägemata veel tervet treppi. See on jälle meie inimlik nagu olemus või see, et mismoodi meie tahaksime, et mina enne ei liigu, kui ma ei näe lõpp-punkti. Võt ei liigu. Aga Jumal ütleb, aga ma näitan sulle ühe astme, astu see aste. Ma näitan sulle teise astme, astun nüüd see astme. Et praegu mine siia ja ma ei ütle sulle edasi kuhu sulle. Aga mina ei julge minna sellepärast, et ma ei tea, mis sealt edasi mul on. Et Jumal, see on Jumala igatsus läbi aja olnud, ka Iisraeli rahvaga on see, et ta tahab, et me oleksime temast selles mõttes nii sõltuvad, et ta saaks meid oma silmaga juhatada. Et kui me kujutame ette seda ühte toimivat, lähedast, vilumustega täidetud suhet, siis inimesed on võimelised pilkudest nagu, pilguga sa juba vaatad, sa tead, tal ei ole sellele sõnu vaja.
rääkimata kuidagi mingi füüsilisest sekkumisest. Jumal ütleb ka, et ma tahan sind oma pilguga juhtida, et ma ei taha sulle haiget teha, ma ei taha sind kuidagi nagu hobune juhtida, vaid ma tahan sind oma pilguga juhtida. Ja see on see, et ma ei anna sulle kõike näha, aga usalda mind, see esimene samm, usalda järgmist sammu, usalda. Koge seda igapäevast usaldust koos minuga. Ja Kenyon on ütelnud, et usk räägib Jumala keeles, kahtlus räägib inimese keeles. Ehk me saame oma elus rääkida, valida, kummas keeles me räägime, kumba keelt me mõistame, kumba keelt me arendame oma elus. Kas siuke inimlik, loomulik keel, mis on piiratud meie intelligentsiga, meie füüsilise jõuga, või räägime Jumala keeles, ja selles keeles puuduvad sõnad võimatu ja lootused ja nii edasi. Usk ei ole toetumine millelegi, mida pole olemas. Vahest öeldakse, et usklikud, need on need napakad, et nemad kujutavad endale igasuguseid asju ette, nad elavad mingisuguses illusoorses maailmas, ehitavad endale mõtetega helesinise lossi ja juba on sinna elama ka kolinud ja sellised tegelased ehitavad reaalsust ja nii edasi. Usk ei ole see, mis ütleb, et see asi, mida polegi olemas, et see asi tegelikult on olemas. Et või vastupidi, et see laud ei ole olemas, no kõik saavad, kõik katsuvad, saavad, on olemas, aga usk kõik ütleb, see ei ole olemas, ei ole olemas. Et see ei ole usk ei ole olematu ettekujutamine. Usk on arvestamine, et Jumal on tõeline. Ja ta mõtleb seda, mida ta ütleb, ning ta on tahteline ja võimeline alati seda ellu viima. Usk on see arvestamine, et Jumal on tõeline, et ta mõtleb seda, mida ta ütleb, ning ta on tahteline ja võimeline. Vahest mõtleme, et ta tahab, aga ta ei suuda, või siis vastupidi, et ta suudab, aga ta ei taha, aga ta on tahteline ja võimeline seda imet või mida konkreetselt ellu viima. Ja mina, kui ma selle teema peale mõtlesin, ma olen usu teemadel jutlusi pidanud enne ka, aga kui ma tänaseks valmistasin, siis ma nagu mis on see nurk või kuidas sellest täna rääkida, siis minu jaoks tõusis üles, et usu aluseks, mis asi on minu usu aluseks, minu isikliku usu aluseks. Ja mul tõusis üles see, kui Jeesus oli risti peal ja ütles, see on lõpetatud. See on lõpetatud, midagi on täiesti tehtud, midagi on täiesti valmis minu jaoks. Ja ma ei oska öelda, kui me paneksime ennast, ma ei tea, mingisugusesse väikese olendi, mingi mutuka rolli. No ma ei tea, meil on kodus liivaiired ja nad seal toimetavad omette. Ja kui te ütlete, et ma loon nendele nagu keskkonda, kus nad elavad ja teen seal meisterdan, teen neile puuri ja mingi ronimisredel ja mingi pesa, kus nad saavad varju minna ja joogipudeli ja kõik. Ja ütlen, et see on tehtud, see on lõpetatud ja panen ta sinna puuri. Mis talle üle? Okei, see juba, et ta puuris on muidugi tema jaoks nagu probleem, aga võib-olla. Aga kujutame seda laiemalt, et ma olen maailma looja ja ma panen ta sinna loodud maailma, et ela, ole, tunne rõõmu, naudi. Ja tema läheb üle, silmad ringi, jookseb oma rattas seal ja ma ei näe, mis ta mõtleb seal küll, aga kas ta tunneb oma piiratust seal puuris. Aga selles mõttes, et maailma ja taeva looja, okei, inimene keeras kõik untsu, me teame seda patu langemise lugu ja kõik, ma olen rääkinud sellest ja nüüd ta saatis oma poja Jeesuse ja Jeesus täidab oma missiooni ja risti peal ütleb, see on lõpetatud. Kui teete, me mõtlesid Jumala sõnad, Jumal ütleb, see on lõpetatud, see on tehtud, eesmärk, milleks ma tulin, see on saavutatud. Ja eesmärk oli see, et inimesed ei peaks nagu paratamatusena kogema needust, surma ja pattu valitsema oma elus. Et neil on jäi see võimalus edasi praktiseerida seda ja elada needuses. Aga Jumal oli teinud Jeesuse kaudu ühe tee. Ja ütles, et see tee sai valmis, see on lõpetatud. Timo, see on sinu jaoks valmis. Ja nüüd mis on see minu osa, mida mina pean tegema? Ma siis hakkan hirmesti pingutama ja ma hakkan tegelema askeesiga ja hakkan ennast piitsutama ja
ja siis noh, ei söö seda ja teen endale hästi suured reeglid ja lähen üldse erakuks kuskile ära selleks, et kuidagimoodi jõuda selleni, et kätte saada, see, et vääriline olla selleks, et üldse Jumal mind armastaks ja kuidagi ma saaksin selle pääste kätte. Võib-olla mõned asjad, mida ma nimetasin, on olulised teatud piirangud ka mingisugustel hetkedel ja võib-olla mõnel on teatud asjaks kutsumus. Aga ükski nendest asjadest ei too meile seda päästet kätte või ei vii meid nagu sealt uksest sisse, kui Jeesus ütleb, et see on lõpetatud, see on nagu uks on valmis, astu sisse. Et ükski nendest asjadest ei vii meid sealt uksest sisse, et sealt uksest sisse viib meie usk. Ja meil inimestel tundub see kuidagi nii, no see on ju, mis usk, mis see, et kuidas see on ju nii väike, see on nii, see ei olegi nagu ju midagi. Et kuidas see võib mind sealt Jumala uksest sisse viia. Kuidas see võib tuua minu elus nii drastilise muutuse, et praegu oleme minemas põrgusse ja hukatusse, praegu oleme needuse ja patu ja surmavalitsuse all. Ja nüüd üks usk on see, mis on nagu samm, mis viib mind täiesti teisele poole piiri. Aga me teame kõik seda kirja kohta, et nõnda on Jumal maailma armastanud, me võiks seda peast tsiteerida, et ta on oma ainusündinud poja andnud. Et ükski, kes temasse usub, ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid tal võiks olla igavene elu. Ja nüüd küsimus on see, tegelikult võiks öelda, et piisab kristlaseks olemiseks sellest kirjakohast. Ütleb, ma tean nii vähe ja kui tegelikult nagu lihtsustatud seda võtta ja tegelikult reaalselt ka, et kui sul on see kirjakoht või see kirjakoht, kui sul on see teadmine, kui sul on see ilmutus sinu sees, et Jumal on niimoodi maailma armastanud, et on oma poja andnud, et kui mina usun sellesse, kui mina haaran sellesse kinni, see tähendab, et see, mis ta teinud on, see kehtib täna minu jaoks. Sellest piisab, et olla Jumala laps. Muidugi see, me tahame kohe kaugemale mõtleda, et mida see uskumine ikkagi tähendab, et mis see tähendab, et ma usun, et kas see on intelligentne, nagu nõustumine oma intelligentsiga, et jah, et okei, et see vist oli tõsi, et ta tõesti oli olemas, et ta suri. Või on see midagi nagu rohkemat? Jumal on otsustanud, et läbi oma poja surma ja ülestõusmise annab ta Timole, ükskõik kes meist, võimaluse saada osa tema igavesest rikkusest, igavesest elust, kogu tema suurusest, armust, õnnistustest, kui ta ainult usub. See peab nii kauks olema, see on muidugi nii lihtne. Siis jõuab Timo kuidagi selleni, et ta arglikul kombel mõtleb kõik selle asja üle, arglikul kombel ütleb, et okei, Jumal, et ma usun. Mis edasi? Okei, Jumal, ma usun ja kõik läheb vanamoodi edasi. Lihtsalt lisandub meie ellu teadmine, et ma usun seda, mis Jumal on teinud. Ei ole päris niimoodi. Kui me oleme midagi otsustanud, ma arvan, et me oleme siin piisavalt palju erinevatel teemadel rääkinud ja meie sees on erinevaid nagu vaimulikke väljakutseid, kas me oleme nendele vastanud või mitte, see on igaühe meie nagu enda küsimus, aga erinevaid vaimulikke väljakutseid toonud ja kui sa oled mingisuguse otsuse oma südames vastu võtnud, usu küsimus näiteks või et ma usun või ma otsustan liikuda selles suunas, siis sa koged, kuidas tulevad sinu teele nagu siuksed tuletõrjujad või keegi, kes üritavad, et mõtle nüüd järele, kuhu sa oled liikumas ja oot. Tegelikult meie usk saab usuks alles siis, kui see on läbinud usuproovid, kui see on läbinud nagu teatud eksamid. Me võime kuulutada ennast kõige suuremateks uskujateks, näiteks ma võin, kui meil on, ma ei tea, 10 000 eurot pidevalt iga kuu tiksub pangakontole ja kuskil on veel Šveitsi pangas veel mõned 100 000. Ja siis ma võin olla väga kõva usumees rahaasjades ja ütlen, mina usun, et Jumal varustab, mina usun, et Jumal õnnistab, mina usun, et ma olen selles osas väga tugev. Et tegelikult selline olukord väga ei vaja usku.
aga kui sa oled tegelikult praktiliselt sellises olukorras, kui sa lähed õhtul magama, sa oled oma viimase jahu võib-olla pannud ja saanud mingisuguse pannkoogi teha ja lastele anda ja sa ei tea, mis hommikul lastele lauale paned, sellepärast et viimane kuivanud leivakäär on ammu juba, et ei hakka hammaski peale ja sul reaalselt ei ole mitte midagi. Ja samas sinu sees on teadmine, me jõuame nende kirjakohtude juurde ka, aga see teadmine, et Jumal on tõotanud minu eest hoolt kanda. Jumal on ütelnud, sa ei pea muretsema nende asjade pärast, et usalda mind. Ja vaat see on see koht, kui sa siis sellel hetkel paned põlved maha, ütled, Jumal, ma ei tea, kuidas edasi, Jumal, ma ei tea selle asjaga, see on täiesti minu kontrolli alt väljas, aga Jumal, ma usaldan sind. Jumal, ma tänan sind, et sina oled ustav. Ja sa selle öösel magad. Siis see on usu nagu proovi läbimine või siis on tegelikult reaalselt usk sinu elus. Või ta on kuidagi teoks või materialiseerunud nagu vale öelda, aga ta on nagu elavaks saanud sinu elus. Kui me oleme oma otsuse Jumala kasuks teinud, siis ma olen seda mingil määral ka niimoodi väljendanud, aga me ärkame järgmisel hommikul üles või järgmisel nädalal või minu pärast aasta pärast või 20 aasta pärast ärkame üles ja lähme peegli ette ja keegi hakkab sulle rääkima, et kuule, et sa tegelikult ikkagi ei ole midagi, et sa ikka ei ole Jumala laps ja sa ei ole väärtki seda ja nii edasi, sellised mõtted tulevad. Ja siis, kui prokurör, hingevaenlane, saatan on oma süüdistuskõne pidanud, kui viletsad, lollid ja saamatud me oleme, siis tõuseb üles Jeesus. Kui me kujutame kohtusaali nagu sellist konteksti ja Jeesus ütleb, et kui Timo oma patud tunnistas, ma räägin praegu enda nimega, kui Timo oma patud tunnistas, siis on Jumal ustav ja õige. Nõnda, et ta annab andeks Timo patud ja puhastab ta üle kohtusse, on 1. Johannese 1.9 öeldakse niimoodi. Jeesus ütleb, kui Timo on oma osa teinud, kui ta on aus olnud minuga, kui ta on midagi valesti läinud, kui ta on otsustanud, et ma tahan õigesti elada, siis mina olen ustav või Jumal ütleb, et mina olen ustav. Ma ei ole see, kes ma ütlen, et annan andeks, aga tegelikult ei anna. Ma annan andeks talle. Ma annan talle ühe puhta lehe, ma teen ta puhtaks. Ja siis Jeesus ütleb, et Timo on süütu. Pärast seda pikka hingevaenlase kõnet, kui sa oled seal peegli ees, seisad ja vaatad oma unist nägu. Ja siis on meie valik. Midagi ütleb meie sees või kuskil. Ütleb, et sa oled kõige saamatum ja kõige hullem ja kõige kõlvatum. Ja midagi sa kuuled, ütleb, et sa oled õige. Sellepärast, et ma armastan sind. Ma olen oma poja saatnud sinu eest. Ja nüüd usk. Midagi me peame sellel hetkel uskuma. Küsimus on see, kas me usume seda süüdistajat, kas me usume seda, kelle eesmärk on meid hävitada või usume teda, kes ütleb, et ma olen kõik sinu heaks teinud. Ma armastan sind. Sa oled minu oma. Et tegelikult me võime, me tegeleme usu küsimusega kogu aeg. Lihtsalt küsimus on see, millesse me ankurdame oma usu. Valik on tegelikult nagu kahene, meil on 2 teed. Nii et me oleme päästetud usu läbi, mitte tegudest. Usk tuleb meie päästmise juures või see, et me saame Jumala lapsed olla selle aluseks, ei ole see, et Timo otsustas ühel hetkel tubliks hakata. Vaid see on see, et Timo kuidagimoodi Jumal on ilmutanud seda, et Jumal on armu mulle andnud ja ta on oma poja Jeesuse minu eest saatnud. Ja see armastus ja see pääste ja see uus võimalus ja see lunastus ja see pühitsus, mis selle läbi, et ma olen selle vastu võtnud, minu ellu on tulnud, see on hakanud minu elu kujundama. See on hakanud ühte head vilja minu sees nagu tootma. Sest te olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt. See on kingitus. Ikka ja jälle Uus Testament, et unustage ära see, et te olete midagi ära teeninud või unustage ära see, et te ei ole võimelised välja või te virisete või kurdate selle üle, et ma kunagi ei ole võimeline välja teenima Jumala armastust. Ei olegi, sellepärast, et see on kink minu käest, ütleb Jumal. Usu kaudu saate selle vastu võtta. Ja nüüd küsimus on see väga praktiline. Ma mõtlesin, et kuidas seda võimalikult praktiliselt seda usu teemat käsitleda ja nagu ma mitme teemaga olen jõudnud ise sellesse kohta, et ma ei oska seda sõnades väljendada.
ma olen, tunnen ennast nagu saamatuna selle koha pealt, et ma tihtipeale nagu jään jänni sõnades väljendamise osas, aga ma püüan. Et meil kõigil, kuidas rakendada usku, kui meil on vajadused? Sest need on need kohad, need on need testid. Sest kui meil ei ole vajadusi, kui meil on kõik nagu ollalla, vaimulikult, füüsiliselt, hingeliselt, siis kui kõik on meil käes, meil ei ole vaja usku, on vaja nende asjade osas, mida meil hetkel käes ei ole, mida me ei näe, mida me ei saa katsuda, mida me nagu vajame. Ja meil kõigil on vajadused. Ma ei tea, kuidas meil on, mõnel on majanduslikud küsimused, mõnel vajab töökohta, mõnel on suhteprobleemid, mõnel on vaimulikud raskused, mõnel on mingisugused sidumised, mõnel on tervise küsimused, et hästi palju erinevaid vajadusi on. Ja küsimus on see, et kuidas me saame rakendada oma usku selleks, et need vajadused saaksid kokku Jumala vastusega. Jumal on väljendanud oma tahet meie vajadusi täita, kui me Piiblist loeme. Et see on võib-olla üks asi, üks kiusatus või üks mõte tuleb, et kas Jumal üldse huvitab minu vajadustest. Et ma loen kui Filippi 4.19, mis ütleb, et küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Jeesuses Kristuses. Ja minu arvast, kui võiks seina peal, kus juudid ikka kirjutasid igal pool, et oleks silme ees Jumala sõna. See on oluline ka, et minu arvast koju seina peale kirjutada või kuskile, kus näeme või ka pähe õppida on see, et kui Jumala sõnas öeldakse, et küll minu Jumal, Paulus kirjutab Filiplastele, see sama Jumal on meil ka. Küll meie Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Jeesuses Kristuses. Ja muidugi me mõtleme, et Paulus on ka vaimulik mees ja et küll ta rääkis vaimulikest vajadustest, et võib-olla seal oli mingid vaimuannid või ma ei tea midagi, et küll Jumal täidab. Tegelikult see kontekst, kus ta seda ütleb, on väga praktilised asjad. Siin räägitakse sellest, kuidas filiplased olid toetanud rahaliselt Paulust ja mingil hetkel ta ütles, et kuule, mul on ikkagi väga hästi. Et väga hea, et te olete seda teinud. Ja siis Thessalooniku kogudust olid filiplased toetanud sellest mitmel korral. Et mul on nüüd väga hästi. Ja siis lisab sinna, et ja küll Jumal nagu näeb seda, et te olete andnud oma puudusest ja välja käinud nagu majanduslikke asju. Et küll Jumal täidab teie vajadused rikkalikult. Paulus ei loobi lihtsalt sõnu. Uude testamenti ei ole mahtunud lihtsalt sellised asjad, mis on nagu ilma katteta sõnad. See väljendab Jumala tahet. Seepärast on ta Jumala sõna, et ta väljendab Jumala olemust, Jumala tahet. See, mis on see kirja pandud. Ja Jumala tahe on täita sinu vajadused. See on nüüd see koht, kus me saame usku rakendada. Või siis selle tagasi lükatud. Minu vajadused pole Jumala jaoks olulised. Või see on väga praktiline koht, kus ma ütlen, et mul on vajadused ja Jumala jaoks on see oluline. Ta ei vaata kuidagi, et sa igavene oled ise käki kokku keeranud, oma süü, vahet pole. Jah, me sööme oma tegude viljasid ka, aga Jumala jaoks lähevad need väga korda ja talle lähevad korda meie vajadused ja ta tahab nendega kohtuda. Meie praktiliste vajaduste kohta on üks ilusamaid kirjakohtis, aga samas elus suugi mitte väga kergesti rakendatav kirjakoht, Mattuse 6. Lõpp ütleb niimoodi. Ärge siis hakake muretsema. See on lihtne öelda, või kui lihtne on öelda teisele, ära muretse. Ärge siis hakake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigus, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb iseenda eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Jällegi, Jumal ütleb midagi. Ütleb, et ära muretse, otsi mind, pane oma elus prioriteediks minu otsimine. Et sa võiksid käia minu tahtes, et sa võiksid olla osanduses minuga. Ja kõik need muud nagu selle püramiidi osad, mina hoolitsen selle eest.
no see on muidugi suurepärane võimalus laiskadele inimestele haarata sellest kinni. Näed, et juba piiblis öeldakse, et seal on juttu eespool, kuidas lilled ei näe vaeva ja linnud ei näe vaeva ja Jumal annab neile ilusad rüüd ja annab toiduse. Ja noh, ilmselgelt ei ole see nagu laiskusest, kui piibli tervikut võtta, siis piiblis räägitakse ka seda, see sama vanasõna nii-öelda on tulnud, et kes ei tööta, see ei söö. Et Jumalaga koos käimine ei ole nagu noh, ma ei tea, siuke lodev vedelemine, siuke paks karvane kass, kes niimoodi ootab, et talle nagu süüa tuuakse, vaid meil on oma osa. Aga me teame seda, kuidas me seda ka oma osa täites suudame nagu muutuda selliseks, kus me tahame kõike kontrollida. Ja kui kontrolli alt väljuvad teatud asjad meie elus, siis meil tekib paanika, siis me oleme mures, me ei tea, mis saab. Ja need on need kohad, kus Jumal ütleb, et ära muretse, et pane mind esikohale, anna, põhimõtteliselt on see, anna oma elu minu kätte. Tegelikult päriselt, et sa oled nagu ujum, mis ujudes mõeldes, kui vee sees oled, lased nagu jalad põhjast lahti ja las mina kannan sind. Ja siis sa võid teada, et kõik need muud eluvaldkonnad, mina annan sulle tarkust, ma annan sulle asjade lahenemist, et õnnistus tuleb lihtsalt vabaneb sinu ellu, kui sa oled Jumal oma elus esikohale pannud. Aga ole ausalt, see nõuab väga palju usku. See nõuab usku, kui meil reaalselt see olukord ka, mis ma enne tõin, et kui sa näed, et reaalselt ei ole mitte midagi ja võib-olla ei ole juba teist päeva ja võib-olla ei ole juba nädal aega, siis tekib siuke, Jumal, miks sa ei täida oma tõotusi või kus sa oled? Usk ei ole, kui need olukorrad tulevad, et vahest me mõtleme ka see, et kui see olukord tuleb, siis ma hakkan uskuma. Siis ma ponnistan niimoodi, et võtan mingisuguse poosi ja hakkan otsima universumi mingisugust harmooniat ja mingi, noh, teen mingisugused vaimulikke harjutusi ja siis ma tunnen, kuidas usk hakkab kuskilt tulema. Ei ole tegelikult see on midagi, mis on meie sees ühe nagu loomuliku olemisena. Et kui, ma ei tea, võtta näiteks täiskõht, et kui meil näiteks jõuame olukorda, kus nagu kõht läheb tühjaks, siis ei aita see, et kui me nagu mõtleme endal vorstikesi asju kõhtu ja see ei tee meil väga nagu kõhtu täiemaks ja see ei anna meile energiat. Kui me väsinud oleme, siis me oleme väsinud. Aga selleks, et nagu vältida seda olukorda või et nagu ootamatult kõht saab tühjaks või vales kohas kõht saab tühjaks või meie väsim või nagu energia otsa saab, selleks on vaja eespool midagi teha. Selleks on vaja hommikul putru süüa ja lõunal korralik kõhutäis süüa ehk siis täita ennast millegagi enne ja siis tuleb see olukord. Ja siis on see, et ma olen korralikult söönud, mul on kõht täis ja mul ei tule seda tühja kõhutunnet. Ma olen korralikult välja puhanud, ma olen varem teinud õigeid valikuid ja ma pean õhtuni vastu nii-öelda. Ja see usuga on tegelikult samamoodi, et loeb see, mida me oleme nagu söönud oma elus. Sest meie mõte ongi see, et Jumalaga tegelikult ka niimoodi, et me võtame väga paljuski ka kristlusega seotud inimesi või ka kirikutes käivad inimesi, et nad rallivad ringi oma elus ja siis tuleb kriis ja siis nüüd on koht, kus Jumala poole hüüda, nüüd on koht, kus nagu Jumalaga hakata arvestama ja siis vahest imestatakse, miks Jumal ei kuule, miks ei toimi. Jumal on nii armuline, ta võib toimida ja kuulda ja kuuleb ta kindlasti ka sellistes olukordades. Aga Jumal igatseb niimoodi, et meil on paak täidetud siin elus. Ja me lähme läbi katsumust ja me lähme läbi erinevate olukordade ja meil on see usupaak täis. Ja siis nendes olukordades, kus süüdistaja tuleb, ütleb teatud asju või see hirmutaja ja valetaja tuleb, ütleb teatud asju, ütleb, et sinu elu olukord on nii. Ja siis Jumal ütleb, et kuule, et minu sõna ütleb nii. Ja siis sa oled täis seda õiget kütust ja sul on lihtne haarata Jumalast kinni. Nii on hoopis. Mis sa siin süüdistaja sõnatad ja sa sõidad nagu läbi sellest olukorrast. Et see on kuidagi minu meelest see praktiline toimimine, kuidas see usk
usk meie elus toimib. Et muidugi üks väga oluline asi on ka suhe. Selles mõttes, et me ei saa uskuda kedagi, keda me ei tunne. Et kui ma ei tea, kuidas te olete, kui lihtne on teil olnud uskuda Andrus Ansipi lubadust 5 aastaga viie rikkama riigi hulka või mis ta lubas. Suhteliselt keeruline, eriti kui ta praegu seda nagu ütleks, kui nagu asjad pole läinud päris nii, nagu tema on ette kujutanud. Võib-olla mitte temast sõltuvalt kõik, aga kui võtta näiteks see, et kui laps ütleb, helistab, ma ei tea, tööl olevale emale või isale, ütleb, et kuule, too mulle palun poest üks jäätis, kui su koju tuleb. Ema või isa ütleb, et okei, et ma toon. Mida see laps teeb kodus? Ta teab, kui ema isa tuleb õhtul, siis tal on jäätis, sellepärast, et ema isa ütles, et ta toob. Okei, me oleme emad ise, vahest me unustame ära. Aga üldjoontes me siis üritame mitte unustada. Ja ta võib juba rääkida oma õdedele, vendadele, kuidas isa toob jäätist või ema toob jäätist. Ta võib juba kujutada ette seda, kuidas ta limpsib seda jäätist. Fantaasia käib juba. Ta elab selles reaalsuses, et see jäätis on tal olemas. Miks? Sellepärast, et ta tunneb isa, ta tunneb ema, ta tunneb, et ta ei peta. Ta ei valeta. Ja selles mõttes see usk kasvab tegelikult meie elus selle läbi, kui me õpime tundma Jumalat, kes ei peta, kes armastab meid, kes on hea. Kes on see, kes kui ta on lasknud oma sõnasse midagi kirja panna, et siis see tõesti niimoodi ka on. Kui ta sosistab mulle midagi, siis see tõesti niimoodi on. Kui ta paneb mu südamesse mingeid asju. Ma ei oska, võib-olla ma eksin, aga kui mõtlen, et kus kohas me oma usku kõige rohkem rakendame, millistes valdkondades või kui on vaja nagu rakendada, siis ma pakuks välja, et see on tervise küsimus. Ma võib-olla eksin, aga võib-olla on ka majandusküsimused sellised, aga tervis on üks väga sagedane, kus me nagu otsime Jumala abi. Ja tegelikult küsitakse kogudustes seda, kas Jumal tahab terveks teha. Ja tegelikult on erinevaid arusaamasid. Et on neid, kes ütlevad, et Jumal ei taha suguga alati terveks teha. On neid, kes ütlevad, et Jumal tahab alati terveks teha. On neid, kes õpetavad, et haigused on osa Jumalast. Ja Jumal õpetab haiguste läbi. See selline tõenäoliselt ei ole minul kaugeltki mingisugust täit lõplikku arusaamist selles küsimuses, et see on ma ei pretendeeri mingisuguse täis tõele, kui ma seda ütlen, aga mina küll, kui ma piiblit loen, kui ma vaatan nagu, mina tunnen Jumalat, kes ei ole selline, kes selleks, et oma last õpetada, selleks ta läheb ta juurde ja murrab tal kondid. Või selleks, et mingisugust, ma ei tea, et laps saaks aru, et ta on midagi väga valesti teinud, selleks paneb ta peale ühe haiguse, mille tõttu ta on, ma ei tea, piinades mädaneb surnuks või midagi sellist. See ei ole see Jumal, kellest piibel räägib. Et haigused on üdini saatana leiutis. Nad on tulnud siia ühiskonda ja meie keskele nii-öelda läbi selle, et needus on tulnud, läbi selle, et patt tuli ja needus on tulnud. Ja see, mida Jumal on teinud, on see, jällegi me jõuame Jeesuse juurde, et sellepärast, et meil võiks täna olla koht, kus me nagu saame abi. Tuli Jeesus ja ta kannab teda peksti, teda piinati, teda, ma ei tea, kui paljud me seda Mel Gibsoni filmi Jeesuse kannatustest oleme näinud, kuidas nad ette kujutada klaasnagadega neid piitsasi, mis kiskusid seda liha Jeesuse juurde. Ja on öeldud, et tema vermete, tema muhkude, tema haavade läbi on tulnud meile tervis. Jeesus tuli selleks, et meid nagu välja osta sellest. Jeesus tuli selleks, et meie võiksime terved olla. Selleks, et meie võiksime, kui me oleme haiged, panna põlved maa ja hüüda Jumala poole, et Jeesuse Kristuse nimel tänu sulle, et Jeesus, sina oled olnud haige, sa oled olnud valude mees, selleks, et mina võiksin terve olla. On selge see, et me näeme enda ümber, et võib-olla tädi Maali sureb haigena ja onu Julius võib-olla kuskil on haige ja sureb võib-olla meie arvates enne aega. Ja me ei oska kõike seletada seda. Väga ustavad Jumala riigi töölised ootamatult haigustega on läinud.
aga see, millest räägib nagu piibel, on see, et kui meil on need olukorrad, mis lähevad vastuollu Jumala sõnaga ja ilmselgelt, et haigus on midagi, mida Jumal ei ole loonud ja selle vastuollu Jumala täistahtega, see on see koht, kus meie osa on usku rakendada. See on see koht, kus meil on mitte öelda seda, võtta vastu see süüdistaja nagu ja hävitaja möire, et siin sa oled. Vaid meie osa on vastu võtta see, mida ütleb Jumala sõna, et Jeesuse vermete läbi olete te terveks saanud. See on jällegi midagi, mis ei pruugi meil alati käes olla. Aga me nagu teeme selle enda omaks, sellepärast, et isa ütles seda. Ma tean näiteks mitmed, kes haiguse ajal, kuna kanti välja see kassett, ma ei tea, see plaadi peal ka on, aga Andrus Lukas luges kasseti peale piiblist võetud tervenduskirja kohti muusikasaatel ja haiguse keskel, kui keegi tundis ennast väga halvasti, mingi kasseti mängima, ta kuulas Jumala sõna sellest Jumala tervendamist, sellest, kuidas Jeesus tervendas inimesi, sellest, kuidas piibel väljendab Jumala tahet, et ma tahan terveks teha. Et see on nagu, me saame, kui me mõtleme enesele, kui me mõtleme haigusele, kui me mõtleme oma puudusele, ma praegu keskendunud haigusele, aga erinevad need vajadused, kui me keskendume sellele, siis ma annan nagu hingevaenlasele ruumi ja maad ja hirmu tuua aga kui me keskendume ennast Jumala sõnale, kui me keskendume seda, mida Jumal mõtleb, siis see toob meie ellu lootuse, see toob meile valguse ja Jumala sõnal on loov vägi. Jumala sõnal on loov vägi muuta olukordi. Et haiguse puhul see on selge, ei tasuks, vahest minnakse sinna, et vastandatakse nagu arste ja usupalvet, aga see ükskõik, mis moel me nagu abi saame, meie osa või see loomulik osa, me paneme lootuse Jumala peale. Me paneme, mul lootus ei ole arsti peal, mul lootus ei ole mingi tableti peal, mul lootus on Jumala peal. Ja kui ka tulemus on, siis on ka see koht anda au Jumalale, kes on neid välja toonud, kes on leevendanud ja nii edasi. Et see on usk, kui sa lihtsalt ei lepi olukordadega, mis on Jumala tahte vastu, vaid võtad vastu usus, olgu see siis tervis või lahendus, mis sulle kuulub. Ja ega see ei pruugi alati, see ei ole nii lihtne, et usud ja hopsti ja vastus on siin, vaid need võivad olla usuvõitlused, need võivad olla pikad perioodid, kui tahetakse, et lase nüüd lahti, aga usk on kinnihoidmine. Usk on kinnihoidmine, et vahest need vastused tulevad kiiremini, vahest need vastused tulevad aeglasemalt, aga Jumal, see on ka Jumala sõna, et Jumal ei jäta häbisse neid, kes tema peale loodavad. Jumal ei jäta häbisse neid, kes tema peale loodavad. Et kui see oleks vale, siis me võiks kogu piibli ära visata. Igas palvevõitluses on olulisem panna usk Jumalale, usaldades teda, tema ajastuses, tema mooduses, kuidas ta meid vajadused täidab. Et vahest meil on oht ka see, et me paneme oma usu nagu mingil konkreetsele asjale, konkreetsele lahendusele. Meil on juba ettekujutus, et see lahendus on selline ja ma usun seda, et ma vahest hakkame enda usku uskuma ja nii edasi. Aga tegelikult need olukorrad on see, kus me usaldame jällegi ennast isa kätte ja usaldame Jumalat, paneme oma lootuse ja usu nagu tema peale ja tema teab neid, mis moel neid asju esile toob. Jakobuse teises peatükis 14. salmist edasi on juttu usust ja tegudest. Ja Jakobus on selline karm kiri. Ta kuidagi mõjub niimoodi värskendavalt. Jakobus väga otsese ütlemisega. Jakobuse 2:14-20. Ja siin on juttu usu ja tegude ühtsusest. Mu vennad, mis on kasu sellest, kui keegi ütleb, mul on usk, aga tegusid ei ole. Ehk siuke sõna ainult. Kas see usk suudab teda päästa? Kui mõni vend või õde oleks alasti ja neil oleks puudu igapäevasest toidusest ning keegi teist ütleks neile, minge rahuga, soojendage end ja sööge kõhud täis, aga te ei annaks neile ihu jaoks hädavajalikku, mis oleks sellest kasu. Nõnda ka usuga, kui seal ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud. Aga mõni võib öelda, sinul on usk, minul on teod, näita mulle oma usku lahus tegudest ja mina näitan sulle usku oma tegudega. Sina usud, et Jumal on üks ainus, seda sa teed hästi. Ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad hirmus. See on nagu see passiivne usk, kus sa nagu võtad vastu mingisuguse teadmise, et Jumal on
ja kurjad vaimud võtavad, Jumal on ja nad värisevad, aga need ei tee ühtegi sammu selles mõttes, et see usk saaks nagu tõeliseks, usk saaks reaalseks. Ehk see peaks esile tooma meeleparanduse, kui sa oled Jumalast eemal ja sa usud Jumalat. Aga see on lihtsalt, jääb kaugeks teadmiseks. Kurjad vaimud värisevad hirmust. Kas sa suudad mõista, sa tühine inimene, et usk ilma tegudeta on surnud? William Booth, see on päästearmee rajaja, on ütelnud niimoodi, et usk ja teod töötavad üksteise kõrval nagu inimese jalad. Kõigepealt astub usk, siis tuleb tegu järgi. Siis astub jälle usk sammu ja tegu tuleb järgi. Ja kuni ühe hetkel on väga keeruline vahet teha, et milline jalg on usk ja milline jalg on tegu. See on kuidagi nii ilus väljendus, et tegelikult on hästi keeruline mingisuguses hetkes, kristlase elus vahetada, kus see usk on, kus see tegu on. Nagu, et nad muutuvad nagu üheks, usk ja tegu koos. Aga nad on mõlemad olemas, usk ilma tegudeta on surnud, ütleb Jakobus. Ema saatis ükskord oma poja munepoest tooma. Siis ei olnud tõenäoliselt munad nagu karpide sees, vaid läksidki ja panid munad korvi sisse, 15 muna ostis, jooksis kodu poole, komistas tänaval ja munad lendasid kõik tänavale laiali. Kõik munad katki, poiss nii kaudu kogub ennast seal ja üritab tee pealt üles ajada, rahvas tuleb ümberringi ja ütleb, et oi, et küll on kahju ja kui me ikka hoolime sinust väga ja nunnu ja siis poiss püüab pisaraid tagasi hoida, kuni siis üks mees sealt rahva seast läks poisi juurde ja andis talle 25 Ameerika senti, et minu hoolimine on 25 senti. Ja siis pöördus teiste poole, et kui palju teie hoolite. Me ei saa alati hoolimist nagu kuidagi rahanumbrites väljendada, aga see tegelikult oli see, et vahest meie usk on see, et kõik on väga ilus, väga ilus jutlus ja väga tore ja kõik on, inimesed on nii vajavad seda ja ma ise vajan seda ja ma pean selliseid samme astuma ja mitte midagi muuta. See on siuke aktsepteerimine, et need asjad on niimoodi. Usk saab elavaks siis, kui sa astud see sammu ja need asjad on niimoodi. Mu elus peab midagi muutuma, ma pean selle sammu astuma või ma lähen ja nagu seal eespool oli näide, et need inimesed elavad puuduses, ma lähen ja õnnistan neid. Et sellest hetkest, sellest teost saab nagu usk elavaks ja vilja kandvaks. Surnud usust on ka juttu, see on seesama elavusu vastand, aga et kui me siin ravimitest ja haigustest oleme rääkinud, et siis võib-olla see on päris palju selliseid pilte täna, et võib-olla surnud usu pilt võiks olla see, et meil on ravimi, ma ei tea, kellel on mingi kast või kapp või kus on siis erinevad ravimid ja me lähme, võtame sealt, ma ei tea, mis siin oli täna juttu paratsetamoolist, et võtame selle paratsetamooli, vaatame ja väga tunnustatud ravimifirma on selle tootnud ja väga ilus etikett on seal karbi peal ja siis vaatame, loeme kasutusjuhendi ja ma olen väga nõus ja see teeb tõesti niimoodi, see mõjub ja võtab peavalu ära, see on mis palavikrohi ja ma olen kogenud, on räägitud, et see on väga hea rohi ja siis paneme sinna kappi tagasi ja ukse kinni ja mitte midagi ei muuta. Et see on mõnes mõttes selline pilt surnud usust. Ma olen seda kusagil jaganud, aga üks tore jutlustaja nagu Francis Chan, üks asiaadist ameeriklane. Ja ta rääkis ühe täiesti, tegelikult ikka totaalselt crazy lugu, ma ei tea see, aga ta on natuke teistsugune tegelane üldse nagu jutlustajaid nagu kõrvuti panna, siis ta kuidagi ei mahuta nagu tavajutlustaja kontekst. Aga ta oli ükskord oma koguduses teinud sellise geniaalsuse, et ta rääkis ka usust. Ja siis ta see, et ta küsis nagu
oota, ma pean siit üle vaatama ümber, kui ta võttis kaasa õhupüssi ja siis küsis, et kes usub, et ta sellele nagu õhupallile pihta saab. Õhupallile ja siis õhupüss. Ja 75% tõstis käest ja ta oli muidugi väga vaenustatud, et 75% kogudusest usub tema laskmisvõimetesse, et väga hea. Siis järgmisena ta tõstis nagu panuseid ja ütles, et kes on valmis seda palli käes hoidma, kui mina lasen õhupüssiga. No, siis oli juba mingi 20 inimest leidus. 20 väga ustavat pastori usaldajat. Ja siis tuli nagu täiesti uskumatu pakkumine. Pastor teeb seda koosolekul. Ütleb, et kes on nõus võtma selle palli oma hammaste vahele. Ja siis muidugi külje pealt. Ja hoidma seda hammaste vahele, mina lasen õhupüssiga selle õhupallide hammaste vahel nagu puruks. Ja ta ei olnud sellega arvestanud, aga 2 inimest oli nõus sellega. Ja siis ta mõtles, mis ta nüüd teeb. Ja mingisugune emotsionaalne klikk tema seest, ma ei tea, ma usko öelda, adrenaliin või mis tekib sellel hetkel või see. Ja ta ei plaaninud seda teha. Aga ta läks sellega ja ta tegigi seda, ta lasigi selle õhupalli selle ühe mehe suus puruks. Mul ei ole küll tõendeid selles mõttes, et ta tõesti näed, et ta seda välja ei mõtelnud seda lugu. Aga igal juhul ta rääkis sellest ja vaevalt, et ta nüüd valetas. Ja siis, kui ta oli selle ära teinud ja siis ta ootas nagu saalist ovatsiooni, et näed, ta sai pallile pihta. Kogudus oli täiesti šokis. Mis asja sa teed? Ja siis ta muidugi sai ise ka aru, et täitsa loll. Et millega ta tegeleb. Aga tegelikult see on jälle pilt, miks ta seda rääkis. Ei olnud mitte propageerida oma lollust, vaid on see, et Jumal viib meid sarnastesse olukorras. On suur vahe, kas kõige Francis Sun jahib sind õhupüssiga või oled sa Jumala kätes ja need olukorrad on Jumala kätes. Aga ta viib meid küllaltki aeg-ajalt sarnastesse hullumeelsetesse olukordadesse, kus ta esitab küsimusi, kui paljud te usute, et mina olen vägev ja võimas. Kui paljud te usute, et Jumal on sinu elus tegelikult võimas. Ja siis on üks väga konkreetne olukord. Kui palju sa usud, et tegelikult ma täna, just nüüd, olen valmis sekkuma sinu sellesse olukorda. Kui sa usud, ütled jah. See on nüüd raske koht. Kui see veel nõuab kuidagi mingisugust sihukest avalikku sammu, kus sa võid nagu oma inimlikkuses häbisse jääda, siis on see nagu topelt keeruline. Aga tegelikult algavad usklikud sealt, kes on valmis selle sammu tegema. Reinhard Bonke on üks võimsamaid evangeliste. Aafrikas on tema teenistus, kus kuulavad tõesti sajad tuhanded ja miljonid inimesed ühel. Me ei kujuta ette seda, kuidas ühel teenistusel näiteks 1 miljon inimest. Eesti rahvas. Aga sellised teenistused seal on aga see hakkas kuskilt pihta. Ja ta alustas noore poisina, ta sai päästetud ja ta palus, et ma tahan Jumal olla usumees. Ma tahan olla usumees. Ja mingisugusel hetkel, ma ei tea täpselt millal see oli, siis ta saigi nagu sellise visiooni või südamesse, et 1 miljon inimest evangeelse koosolekul. Kujuta ette, sa oled, mõõtaks näiteks enda kontekstis, kus 20 inimest on teenistusel. Teises kohas võib-olla 50, okei, olen käinud kõnelemas paikades, kus on ka 100 inimesed või laulmas. Aga kui see on 1 miljon inimest, Timo, sa saad laulma miljonitele inimestele kontserdi. See on nagu hullumeelsus, aga Jumal paneb su sisse ja ta ei lase su lahti seda, et see. Ja siis sa hakkad liikuma nagu selles suunas, sa võtad nagu vastu selle visiooni. Ma ei tea Jumal, kuidas see toimib, aga ma tahan olla avatud sellele. See on täpselt nagu püha vaim või ingel ilmus Maarjale, kui ta ütles, et sinust sünnib päästja.
ja siis Maarja ütles, et siin su sulal on või midagi sellist, et see nõudis paljude asjade kuidagi mahapanemist, et ma ei saa aru, kuidas see on võimalik, aga okei, siin sinu sulal on. Ja Reinhard Bonke oli midagi sellist ja täna on need miljonid inimesed tema jaoks juba reaalsus. Ta on jaganud korraga, on selline arv, ma ei tea, kus kohas täpselt 120 miljonile inimesele. 55 miljonit inimest on dokumenteeritud tema kaudu Jeesuse vastu võtnud. 55 miljonit inimest on siis pannud kirja konkreetselt, ma võtsin Jeesuse vastu. Georg Müller oli mees, kelle kohta on öeldud, ta elas Jumala armust. Kui ta abiellus, siis ta loobus oma väikesest pastori palgast isegi, mis ta sai, et ta pani teenistusel, pani koguduse ruum, nagu meil ka koolimajas, karbikene, kui ei viidata sellele, ütleme, pange sinna ikka midagi, ei peagi panema sellest, aga kellel on südames, see karbik on seal, et see võid panna sinna. Ja see oli tema nagu teenistus. Ja see ei olnud suur kogudus. See ei olnud palju jõukaid inimesi või absoluutselt midagi sellist. Ja ta oma elu jooksul, 68 aasta jooksul, sellisel moel kogus $7,5 miljonit. Mitte selles mõttes, et ta oleks selle võrra rikkaks saanud, vaid tead, mis ta tegi? Ta rajas orbude kodusid, 2 orbude kodu. Ja need kõik toimusid usul. Tema rahaasjad käisid niimoodi. See on küll minu jaoks juba siuke äärmuslik, aga võib-olla tead, mingisuses olukorras see toimub. Keegi tuli ukse peale ja pakkus talle raha. Ja ta ütles, et ei, et ma ei saa teda vastu võtta, et Jumal varustab mind. See küll natuke sarnaneb selle looga, need eriversioone sellest lugudest, aga kuidas üks memm oli ühes linnas, kus hakkas üleujutus tulema. Ja siis tulid päästjad, ütlesid lahkume, et tulge oma kodust välja, et see varsti tuleb see üleujutus, et ma viime teid turvasse. Ei, Jumal päästab mind, Jumal aitab mind, tema on tõotanud. Ja siis vesi tõuseb, läheb teisele korrusele, tulevad uuesti juba paadiga, et tulge, et me viime ära, et see vesi tõuseb, te upute ära. Ei, Jumal päästab mind. Vesi tõuseb, tädik on juba maja katusel ja siis tullakse veel, et helikopteriga, et tulge, et viimane võimalus. Ei, Jumal päästab mind. Ja vesi tõusis, tädi uppus ära, läks taevasse, nurises Jumalaga. Et Jumal, et miks sa mind ei päästnud, et sa ju lubasid päästa. Jumal ütleb, 3 korda saatsin sulle abi ja sa ei... Vahest see Mülleri organ, kui ikka keegi seal rahapatakaga on ukse taga, siis ju võiks see on ju ilmselge Jumal abi. Aga üks konkreetne olukord oli vähemalt see, millest on tunnistanud, et kuidas see ei olnud õige aeg raha näiteks vastu võtta. Ja ta lõpuni ta usaldas Jumalat. Ja ta rajas mitu lastekodu ja ehitas ja hoidis töös ainult läbi annetuste. Ja ta palvetas rahad kohale. Lihtsalt liikus usus. Oli hommikuid, kui neil polnud lastekodus süüa. Mõnes mõttes tundub see kui hullumenne crazy. Kui sa inimlikult sellises olukorras oled, sa närvid täiesti läbi. Sa ei tea iialgi, mis järgmine samm on. Aga vaata, kui sa oled Jumalasse rajanud ennast ja oled õppinud tundma seda, et Jumal kannab hoolt, siis on see kuidagi teistmoodi. Ja siis polnud midagi süüa, koos palvetati, pagar koputab uksele. Kuule, mul oli südames tuua neid asju. Et ma ei saanud magada ja tundsin, et teil pole süüa, oli öö läbi seal küpsetanud. Ja võime mõtelda, et meil on vägevad Jumala mehed, et neil oli kõik hästi. Ja tegelikult oli ta mees, kellel oli nõrk tervis. Ta üks laps suri peale sünnitust. Aga see, mis ta tegi, oli ta liikus usus ja tegi Jumala riigis väga palju head. Ja iga samm, mis ta astus, naudis usku. Ja see ongi see tegelikult Jumalaga koos käimine on see, et iga samm Jumal ootab, et me oleksime niivõrd kinni temas, et me oleme valmis usaldama teda. Me ei tea täpselt, mis tuleb. Me ei tea täpselt, kuhu see viib. Aga me oleme Jumalas kindlad. Mul on siin nii palju näiteid veel, aga küll Katrin Kuulmanist. Aga ma võib-olla võtaksin need usukangelaste näited kokku sellega, et usukangelased ei olnud need, kes headel aegadel kõige valjemini halleluuja hüüdsid. Kui kõik on hästi, siis kiitus Jumalale, halleluuja.
vaid usukangelased olid need, kes rasketel aegadel ütlesid Jumala sõnadega, et kuigi viinapuu ei õitse, viigipuu ei õitse ja viinapuudel pole vilja, täitsa untsus. Õlipuu saak käpardub ja põllud ei anna toidust, lambad ja kitsed kaovad tarast, veisid pole karjaaedades. Täielik häving, pankrot, kõik koht, kus halada ja nutta. Ja see on see, et kuigi on niimoodi, ometi rõõmustan ma issandas, ma hõiskan oma pääste Jumalas. Issand Jumal on minu jõud, tema teeb mu jalad emahirve jalgade sarnaseks ja paneb mind käima mu kõrgustikku. Ja tead, kui see sellist kohta lood, siis minul isiklikult küll, et Jumal tee mind selliseks usukangelaseks. Ma tahan olla see, sellepärast, et see on, ma siiralt võin tunnistada, mul on kalduvus muretsemisele ja soovi võib-olla ka kontrollida asju elus ja mul on väga-väga palju õppida selles mõttes Jumalaga koos käimisest ja valmis olekust ka nagu Jumalaga koos üle parda hüpata paadisse mugavustsoonist välja, kui Jumal kutsub. Aga ma südames igatsen olla see, et lihtsad asjad. Kui kaamera kukub, see tundub naeruväärne teie jaoks, aga minu jaoks olla see, et kui kaamera kukub katki, auto varastatakse ukse kõrvalt ära. Ma ei tea, mis veel võib-olla. Ma näen väga, nagu mu kodu põleb maha. Ma pean minema kuskile üürikorterisse. Mind lastakse töölt lahti. Ja minu sees jääb midagi alles, mis on võimeline, tahteline rõõmustama Jumalas ja tundma, et mu elu on terviklik. Ja see on see, mida Jumal tegelikult pakub meile. Ja see on see, mis ei toimu kuidagi nii laksti, vaid see on see, kuidas ususammudega elus astuda, õppides usaldama Isa, kes toob jäätist, kui ta on lubanud. Kui ta nüüd tänud, et ta toob. Et usukangelased olid need, kes elasid oma kutsumisele, mitte ei liikunud kutsumisest selleks, et elada. Ma arvan, et üks kristlaste sagedasem palve on see, et Jumal kasvata minu usku. Ma olen küll päris palju palvetanud seda ja see on, aga ma ei usu seda. Võib-olla teatud olukorrad on sellised, kus tõesti Jumal loomulikult istutab sinu sisse palve peale, paneb sulle kapaga usku. Aga enamasti või reeglina toimub see ikkagi see usus kasvamine läbi nende samade sammude, mida ma mainin, läbi nende eksamite, kus me kuuleme Jumala sõna, mingi Jumala sõna saab meie jaoks elavaks ja siis tuleb elu praktiline olukord ja meil on valik, siis kas me usaldame Jumala sõna või lööme vedellaks, hirmul, pageme minema, usume süüdistajat või hirmutajat ja eksam jääb läbimata. Tuleb uus ring, jõuame jälle sama kohale. Ja läbides need eksameid meie sees nagu fundament või mingisugune kiht nagu kasvab. Kui tugevus. See on protsess. Usk kasvab eksamites, kogemustes. Usk kasvab, kui me õpime enam Jumalat tundma. Üks talumees leidis kord 100 aasta vana vihikukese, kus keegi oli kirjutanud ühe õpetuse tuule kohta, ilmastiku kohta, seal kus ta elas. Ja seal seisis, et kui tuul tuleb kaljude vahelt vingudes, siis ehitama loomadele ja oma varale varjualune. Väga praktiline, lihtne asi. Kui tuul tuleb kaljude vahelt vingudes, siis ehita varjualune, et midagi sünnib selle peale. Ja tulemus oli siis rahe, mis hävitab kõik. Ja kui talumees seda häält kuulis, siis tal oli valik, mis 100 aastat vana mingisugune kirjutis. Või siis ta tegutses. Ta kuulis seda häält, ta tegutses, rajas endale varjualused, kogu küla, kõik need loomad ja taumajapidamist hävis, tema majapidamine jäi terveks. Sellest, et ta oli õppinud ja õppinud usaldama ühte häält, tuule häält. Ja eks see on nagu jällegi kasvav. Piiblis öeldakse, et minu lambad, Jeesus ütleb, et minu lambad, tema on karjane, ütles, et minu lambad kuulevad minu häält. Et mida jällegi
tuua suhted, et me õpime hääletoonidest ja käitumisest ja pilgust nagu üksteisega arvestama või üksteist mõistma. See tuleb nagu protsessi käigus aja jooksul ja samamoodi on kui Jumalaga. Et kui me ei tunne Jumalat, kui me ei tahagi tundeda, kui me ei otsi teda ja kui me ei ole temaga osaduses, siis on küllaltki keeruline teda uskuda. Küllaltki keeruline teda usaldada. Kui me ei tea tema sõna, siis me saame olla kõige rohkem lihtsalt optimistidega. Aga usklik ja optimism on natukene erinevad asjad. Optimism on lihtsalt nagu positiivne mõtlemine. Homme tuleb ilus ilm, homme saan rikkaks või midagi, aga usk on see, et ei ole nagu õhku toetuv, vaid usk toetub Jumala sõnale. See on nagu alus. Nii et meil kõigil absoluutselt on selles usu teemas nagu põlved vaja maha panna, et Jumal õpeta mind olema usklik. Õpeta mind olema usklik ja tõesti Jeesuse juurde oli üks mees, kes ütles ka, ma usun, aga aita mu uskmatust. See on nagu mõnes mõttes ka paradoks, aga tegelikult ka iga Jumala laps võib ütelda, et ma uskun Jumal ju, aga aita minu uskmatust, aita mul kasvada selles, aita, et ma see on nagu võib-olla vale sõna on see pime usk, aga mõnes mõttes nagu impulsiivselt või ta ei ole päris pimes, aga impulsiivselt, kui olukorrad tulevad, minu seest paiskub välja nagu usk. Mitte kahtlused, mitte hirm. See on see, mida Jumal tahab meiega teha, see on see vaimulik kasvamine meie sees. Kui me rääkisime vaimulikust sõjavarustusest, siis oli see juttu usukilbist. Ilma usuta me ei saa kuidagi olla usklikud. Ilma usuta me ei saa kuidagi käia koos Jumalaga. Et Jumal on teinud selle niimoodi ja see on tema siuke kaval plaan, ma kuidagi aiman, et ta saab aru, et kui ta oleks väga selline, kuidas ma ütlen, nähtav, lükata, tõmmata, tõestada, siis inimestena meie tahaksime Jumalaga manipuleerima hakata täiesti kindlasti. Aga ta on teinud hoopis meie elu selliseks, et me saame teada üsna kiiresti, kui me Jumalast eemaldume, kui me hakkame oma pääsja, hakkavad asjad nagu kuristiku poole minema. Ja samas nagu liikudes selles suunas, et olla sõltuv Jumalast, panna oma lootus Jumala peale. Ei pruugi alati kõik asjad minna ullale trallale, võivad samamoodi untsu minna, aga selles on üks nagu teissugune olemine või teissugune kindlus. Sa koged, et sa oled nagu kantud või kaetud või sa oled ühes turvatsoonis, kui sa oled Jumalas. Rahet võib sadada, pussnugasid või väikseid poisse võib taevast alla tulla, aga sa oled oma isa kätte peal. Ja tema õpetab ja tema kasvatab. Isa, meil on nii palju õppida koos sinuga ja meil on nii palju mõista või saada teada sinu käest tegelikult, mis sa oled meile valmis pannud igale üksikule ja Jumal, ma palun seda sinu vaimu puudutust meile igale ühele, et näita meile kõigepealt see, et mis on see suur kingitus, mille sa meile kinkinud oled, näita seda taas, näita seda suuremal ja värskemal moel selleks, et see võiks meie elu täita ühe rõõmu ja julgusega, sellepärast, et meil kõigil on erinevaid olukordi, mis tahavad meid masendada, mis tahavad meid hirmutada, mis tahavad meile öelda, et need asjad on lootusetud, need asjad on parandamatud ja nii edasi. Aga me tahame olla need, mina küll isiklikult, kes ütleme, et viigipuu ei õitse ja viinapuu ei kanna vilja ja kõik võib nii ja naa olla, aga Jumal, ma tahan rõõmustada sinus. Sellepärast, et kõik need asjad, mida meilt saab ära võtta, need ongi ajutised. Aga see, mida sina oled toonud meile, see on igavene. Ja sa oled valmis pannud meile igavese rõõmu, igavese elu, igavese osaduse koos sinuga. Siis ma õnnistan igat üksikut, kes me siin oleme. Ma õnnistan ka neid, kes ei ole saanud või kes ei ole tahtnud täna tulla. Issand, hoia meid ja anna palju armu. Me vajame sind väga.